Elektriauto kindlasti tulevikusõiduk, vähemalt tänastes tingimustes ka soodne nii kulude kui tarvitatava liikuma paneva jõu poolest. Erinevad tootjad paiskavad turule järjest uusi mudeleid ja mudeleid, mis liiguvad ühe laadimisega järjest enam. Meil on vaja korralikku laadimistaristut. Keskkonnainvesteeringute keskus on avanud meetme korteriühistutele laadimistaristute rajamiseks. Terminal Energia on nõus nende rajamisel aitama. Riik on eraldanud siis circa 900 000 laadimistaristu loomiseks toetust ja see toetus siis hõlmab endas nii ehitust, projektidokumentatsiooni, seadmete soetust ja ka ampri tõstmist. Ehk siis täna on meil ampritasu kõrge ja kui tekib korteriühistul näiteks vajadus ampri tõstmiseks, siis riik toetab seda samuti. Et circa siis 50% sellest kulust siis katab KIK-i toetus. Siinkohal tuleb aga selgitada, et selle meetme summasid näiteks suuremates linnades ja pealinnaga piirnevatel omavalitsusterritooriumitel kasutada ei saa. Eesmärk on pakkuda toetust siis väiksematele korteriühistutele, mis asuvad võib-olla suurtes keskustes kaugemal ja siis motiveerida võib-olla seeläbi korteriühistud looma seda laadimisvalmidust ja siis saavad inimesed ka julgemalt soetada nendele elektriauto, siis nad teavad, et taristu on olemas. Et täna on tegelikult väga paljudel ka jäänud see elektriauto ost just puuduliku taristu taha. Millest peaks siis korteriühistu alustama? Esimene samm, lihtne, pöörduda meie poole info@terminalenergia.ee ja siis meie juba võtame ühendust 1-2 tööpäeva jooksul kliendiga, kaardistame olukorra ja siis vastavalt siis nii-öelda korteriühistu tüübile me saame välja pakkuda kõige mõistlikuma lahenduse sinna ja siis samas ka nõustada, et kas antud tingimust või projekt kvalifitseerub ka toetuse alla. Ja see mitte ainult sellega me ei ole abiks kliendile, vaid meie eesmärk on pigem pakkuda võtmed kätte lahendust, ehk siis me aitame ka klienti nii-öelda projektidokumentatsiooni koostamisega, kogu siis selle taotluse esitamise protsessiga, et kuni siis nii-öelda taristu valmimiseni välja. Veel mugavamaks läheb kasutamine siis, kui ühistu on ka Terminal Energia klient. Kui laadimistaristut ainult luua, siis Terminali Energia klient ei pea olema. Küll aga kui ühistu on Terminali Energia klient, siis sellega kaasnevad ka väga paljud hüved just laadimisteenuste näol, et täna on oluline mitte ainult see laadija, vaid just laadimisteenus ja siin on Terminal Energia turul selgelt eristumas teistest teenusepakkujatest. Nimelt korteriühistutele meil on eraldi välja töötatud teenus, nimelt arveldamine ja laadimine. Arveldamise poole pealt ma siis pean silmas seda, et Terminal Energia klient siis seal on laadimismahud juba maha arvestatud korteriühistu sisendarvest, elektriarvest ja arveldame otse siis laadjate omanikega ja korteriühistu maksabki ainult oma üldelektri eest. Siis laadja omanikul on veel selline võimalus olemas, et isegi kui korteriühistul on fikseeritud hinnaga elektrileping terminaliga sõlmitud, siis laadja omanikul on vaba voli valida endale börsi hinnaga laadimine. Ja kolmas veel selline präänik sinna juurde on tööauto kodus laadimine. Ehk siis lisaks sellele, et sa saad börsi hinnaga kodus laadida, sa saad ka oma nii-öelda tööandjale esitada siis arve või tegelikult arveldame otse tööandjaga. Sellega saab vältida ka topeltkäibemaksu probleemi. Terminal Energia võimaldab nende poolt pakutava teenusepaketi laadimiseks kaasa võtta ka sinna, kus laadida vaja on. Terminal Energia pakub energiapakette ja meil on 2 energiapaketti ja siis vastavalt siis sellele saame pakkuda laadija soetamisel soodustust ja samuti saab seda kodust elektrit teele kaasa võtta. Ehk siis vahet ei ole, on sul fikseeritud hinnaga pakett kodus või sul on börsihinnaga pakett kodus, vastavalt sellele sa saad ka avalikes laadjates laadida. Et ei lae selle postihinnaga, vaid laed oma koduse elektritariifiga. Kellele aga vajadus on laadimisjaam välja ehitada näiteks eramaja juurde või on selles osas muid küsimusi, siis võib julgelt Terminal Energia poole pöörduda.